Ja nüüd kolmas selline väga tugev näitaja on see, kui keegi kogu aeg räägib ise endast, seab enda õiguseid esikohale ja muuseas nad ka siiralt usuvad, et nad ongi teistest paremad. Isegi kui nad seda ei väljenda otseselt, siis kogu tema käitumine näitab, et tema on see, kes on seal. Ja üks mitteverbaalne märk, mis te näete pidevalt nende näo peal, on see kõversuu. Kõversuu miks? Ehk siis me tõstame seda suunurka ühepoolselt ja natukene kergitame ka kulmu. Hetkel, kui me tunneme põlgust, aga põlgus on oma olemuselt hierarhiline suhtumine, ehk siis ta ei ole emotsioon, vaid ta on just suhtumine, ehk siis mina olen sinust parem. Ja võt selle sama põlgusega, kui me jälle kuulame nende hääletooni või vaatame seda, kuidas nad räägivad sarkastilisi nalju teemal näiteks, et keegi ei tea mitte midagi, ainult nemad teavad, kõik on ülejäänud rumalad, ei tea üldse mitte midagi, kõik on süüdi kogu aeg, ainult nemad on, nendel on eelisõigused alati, olgu see siis järjekorrast möödaminekus või parkimine siis näiteks invaliidide parkimiskohale, et see on juba üks väga suur ohumärk. Ja muuseas, teadusuuringud näitavad, et seda sama egomaaniat põhjustavad siis 5 ajuosa, mis neil funktsioneerivad teisiti. Ehk siis, kui üks oli see, et neil oli empaatia 0, teine oli see, et ta nautis vägivalda, on see siis emotsionaalne või füüsiline, ja kolmas on see, kui ta käitub siis alati ja ikka väga osavalt oma kasu püüdlikult, ehk siis egomaania. Antisotsiaalsest isiksuse häirest räägime me ka edaspidi ja päris palju, kuivõrd mul on nendest ka praegu raamat pooleli. Nii et olge valvsad ja lihtsalt säilitage rahu, kui peate nendega suhtlema, või siis parem veel, hoidke nendest eemale.